kui kõik vahel vaikseks jääb, vaikib rõõm ja mure. Südames siis lahti läheb miski, mis ei sure. Miski, mis kui templi uks, ootis, ikka kuskil tuks, 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 lootis, ikka lootis. Iga kõmi ilmapäev võis sind meelitada, et sind nii viia, ikka viia, kaugelt veidi tagasi, siia, ikka siia. Sa iga rendiga, kuigi sa ei taha, välja pead kasvama vanast, jätma maha nagu tigukardugi, et nii jälle uues jõuda ikka edasi iseennast luues. Üles iseendasse, oma koduõue, hingeelu templisse, sügavale põue, kus see põhi lahti läheb, vaikib rõõm ja mure. Kõiges ainult järele jääb miski, mis ei sure. Kuigi meie inimesed oleme üsna erinevad, on meil kõigil midagi ühist. Aeg. Me kõik sünnime, elame ja sureme. See on miski, mida vähemalt siiani pole kellelgi õnnestunud vältida. Mis teeb meid erinevaks, on see, kuidas me otsustame oma aega veeta. Kui ma kuulsin, et tänaseks teemaks on aeg, siis mu esimeseks mõtteks oli, et mida tean mina sellisest teemast. Ma olen kõigest 18-aastane, seega olemas olnud suhteliselt vähe aega ja mida põhja panevat saab seega mul öelda olla. Kuid kui hakkasin selle teema üle järele mõtlema, sain aru, et aeg on meie kõigi suurimaks õnneks, aga samas ka suurimaks ebaõnneks. Mul on õnn olla praegu Eesti lipupäeval siin ja teie kõigis vabalt rääkida. Meie eelkäijad pidid võitlema selle eest, et saaksime vabas riigis vabalt oma lippu heisata. Nende aeg pluss sellele, et Eesti riigil ja rahval oleks oma tulevik. Väiksem,
samas strateegiliselt olulises Euroopa nurgas asuva riigina on Eestil kulunud palju aega teiste lahinguvälja või okupeeritud alana. On kurb mõelda, et osa meie esivanemaist ei saanud tunda rahu oma riigis, vaid pidid oma elu ja seejuures hoopis kellegi teise ideede eest võitlema. Ma tunnen, et on oluline, et me mäletaksime nende võitlusi ja toodud ohvreid. Meil, eestlastel, oli paarsada aastat tagasi ja ka täna ööpäevas samad 24 tundi, kuid meie päevad on väga erinevad. Viimasel ajal, just gümnaasiumi jooksul, on mul sageli tekkinud tunne, et kool neelab kogu aja ja küll on mul ikka raske. Kuid asjale järele mõeldes olen aru saanud, mida pidid eestlased, sealhulgas noored, varem selle nimel tegema, et mina saaksin praegu selliste asjade pärast muret tunda. Loodan, et tulevikus on ka minu järeltulijatel õnn elada vabas riigis ja vabalt ning rahulikult mõelda. Samas aeg on ka meie vastu, isegi praeguses iseseisvas Eestis. Nimelt aeg liigub vaid ühes suunas. Nooremaks ei muutu keegi. Ja vananedes hakkab inimesi kimbutama tervisehädad ja väike pension. Ja meile kallid ei ole meiega igavesti, mis oli vähemalt minu jaoks üks raskemaid arusaama, millest ajale mõeldes aru sain, kui kord piisavalt vana olin. Tihti mõistavad inimesed, kui väärtuslik on koos veedetud aeg, kui seda ei ole enam kuskilt võimalik leida. Kui me kõik kulutaks vähem aega elust negatiivse leidmisele ja prooviks näha asjade häid külgi, siis arvan, et isegi eestlastel õnnestuks olla õnnelikum rahvas. Jah, algamus on suvi, kuid meil on ilmad kehvapoolsed, jälle on keegi just nüüd mõne tee üles kaevanud ja remondib seda suure osa suvest ning juulis tõuseb käibemaks 24% peale. Tuleb siiski olla tänulik, et meil on oma riik ja meil on rahu. Tuleb olla tänulik, kui pole tõsiseid terviseprobleeme või neile saab maailma tasemel abi. Tuleb olla tänulik, kui on olemas lähedased, kes kõigest toeks. Tuleb olla tänulik, kui jääb aega üle selleks, et pahandada vihmas ilma või üleskaevatud teede üle. Proovime kõik olla natuke positiivsemad ning säästa oma energiat ja aega selleks, mis on päriselt oluline. Oleks ju tore, kui kunagi elule tagasi vaadates ei oleks mõte aeg negatiivne, et kuhu küll kogu see aeg kadus, vaid positiivne, et küll olid ikka ilusad ajad. Kui ma olin väiksekene, kasvasin ma kannikene, ema viis hälli heinamaale, kandis kiigu kesa peale, pani käo kiigutama, suvelinnu liigutama. Seal siis kägu palju kukkus, suvelinnu liialt laulis. Mina meelta mõtelema, siis tõin uue lõõtsapilli, läksin koju, lõin ka tralli, visksin viisud üle talli, panin uued kingad jalga, võtsin pilli, hakkasin pääle. Mõttepausina kõlab Mattis Leimaa ilus ots.
pikem ja kõige lühem, kõige kiirem ja kõige aeglasem, kõige enam jagatav ja kõige ulatuslikum, millest kõige vähem hoolitakse ja mida kõige rohkem kahetsetakse. Ilma milleta pole võimalik midagi teha ja mis neelab kõik väikese, aga elustab kõik, mis on suur. See on väga keeruline. Mina tean, ma olen seda jutustust lugenud, see on aeg. Miski pole pikem, sest ta on igavikumõõt, miski pole lühem, sest temast jääb puudu kõigi meie kavatsuste elluviimisel. Miski pole aeglasem ootajale ja miski pole kiirem nautlejale. Ta ulatub lõpmatuseni suuruses ja jaotub lõpmatuseni väiksuses. Ükski inimene ei hooli temast, aga kõik kahetsevad tema kaotamist. Ilma temata ei saa midagi teha. Ta paneb unustama kõik, mis on tulevastele põlvedele väärtusetu, aga muudab surematuks suured teod. Kallid kaasmaalased, täna, kui meie kätes lendivad sinimustvalged lipud, peatume hetkeks mõttega aja juures. Aeg on andnud meile kodumaa ja selle kauni lipu, mille värvid räägivad rohkem kui 1000 sõna. Need 3 lihtsat värvi ei ole 141 aastaga tuhmunud. Vastupidi, nad jutustavad meile nüüd rohkem kui kunagi varem. Iga värv siin lipul räägib oma loo. Sinine on meie taevas ja unistus vabadusest, aated ja nooruslik julgus, mis kunagi ei ustu, aga ka vastutus olla avatud maailmale, õppida ja kasvada. Must on maa, millel kajavad nii läinud tulevaste põlvede sammud. Samas ka raskete aegade katsumuste märk, mida meie esivanemad on pidanud taluma. Must õpetab meile, et julgus ja ühtsus sünnivad katsumustest. Valge aga on rahu ja lootus parematest aegadest, mida igaüks meist südames kannab. Soov hoida Eestit paigana, kus on hea ja turvaline elada. Ka täna, mil elame ajas, mis on nõnda heitlik. Karl Pistikivi, ka sisaliku tee. Ka sisaliku tee kivi jätab jälje, kuigi me seda ei näe. Iga mõte, mis tuleb ja läheb, jääb kuhugi alles. See, mis sa naeratades kinkisid, võib kunagi otsa saada, aga naeratus jääb. Rõõm, mida sa kinni püüda ei teadnud, jääb igavesti ootama. Isegi ütlemata jäänud sõnad on mõtteis öeldud ja kuhugi tallele pandud. Kuidas muidu meie lühikeste päevade arv saab täita aja ääretud salved? Kuidas muidu üks ainus silmapilk võib kivi paigalt veeretada? See, kellel on vähe antud, kannab seda oma südame kohal. See, kellel on palju antud, pillab kõik käest maha. Kõigi teede pikkus ajas on võrdne. Aeg, Jaan Kaplinski. Aeg käib vanas seinapaldis vaikselt tiktak sammuga. Suure häälega ta pole, kuid on suure rammuga. Aeg on see, kes kellapendlit lakkamata kiigutab, saadab pilvi üle taeva, puude latvu liigutab. Ajal alati on aega, aeg on pika meelega. Aeg on leek, mis limpsib halgu oma kuldse keelega. Aeg on see, kes tõuseb vara, kannab tassid lauale. Kevadel toob sinililled vanaema hauale. Aeg käib mööda metsarada, üle soo ja heinamaa. Aeg käib mööda taeva võlvi vaikselt ilma kärata. Aeg on vahel nõnda tasa, et ei ole märgata. Alles siis ta tuleb meelde
kui sul aeg on ärgata. Aeg on see, kes kellab endid, ajast aega liigutab, saadab pilvi üle taeva, puudelattu liigutab. Ajal alati on aega, aeg on pika meelega. Aeg on see, kes viitsib halbu oma kuldse keelega. Aeg on see, kes tõuseb vara, kannab tassi lauale. Kevadel toob sinililleed vanaema hauale. Aeg on vahel nõnda tasa, et vaikselt liigub ta mööda salaradu. alles siis ta tuleb meelde, kui on näljaga.